Tere! Tänases videos õpetan ma teid kirjutama pressiteadet. Pressiteade on makstud uudis. See on uudis, mille kirjutamise ja avaldamise on kas firma, asutus, riik või riikideülene organisatsioon tellinud. Selle avaldamise või ettesöötmise eest on makstud. See on tellimustöö. Sellised pressiteate tüüpi uudised paigutatakse päris uudiste sekka nii, et lugejad ei kahtlusta midagi. Selliste uudiste eesmärk on istutada lugeja või vaataja pähe mõte. Ja uudiseid on inimkonna ajaloo vältel alati, kogu aeg välja mõeldud. Üks põhjus on omakasu, tõmmata keegi haneks ja saada sellest kasu. Teine eesmärk võib olla propaganda, ajupesu, hirmutamine ja seeläbi kontroll. Kah kasut mängus, eks ole. Pressiteade võiks ju olla, kuid ei pea olema tõde. See võib olla kas osaliselt või täielikult vale. Enamasti on pressiteade midagi vahepealset. 2020. aasta kevadsuvel on liikvel väga palju PR-uudiseid üle maailma. Te peate ise aru saama, millised need on. Ja kõik ei ole nii, nagu paistab. Tõenäoliselt saavad pressiteate tüüpi uudised uue hoo sisse kõige hiljemalt uuel gripihooajal. Jälgime huviga, millega nad meid veel üllatavad. Põnev. Nii, ma kirjutasin ühe PR-uudise ehk pressiteate teile näiteks. Midagi on seal võib-olla tõsi, midagi on seal võib-olla välja mõeldud. Te saate seda teksti näidisena kasutada, ent kui te seda teksti kasutate, siis te peate muutma nimed, näiteks Kassipiss OÜ asemel on teil AS Korova. Muudate lausete järjekorda, kohendate siit-sealt, nii et see ei oleks enam täpne koopia, on ju, eks ju. Ja minu pressiteate põhjal saaks kirjutada 10 erinevaid pressiteateid. Sissejuhatus sai pikk, ent siit see tuleb. Pressiteade. Kassipiss OÜ avab uue makaronitehase Tallinnas. Heinakuu 30. päeval 2020. aastal avab Kassisaba all linnaosas vast valminud tootmishoones uksed uus makaronitehas. Eesti kapitalil põhinev Kassipiss OÜ toob turule lõhnavad mahemakaronid. Firma eesmärgiks on pakkuda klientidele hea hinnaga täiuslikke makarone, mis rahuldavad ka kõige nõudlikumat gurmaani. Kassipiss OÜ lubab, et Eestist saab maailma
suurim makaronitootja. Ettevõtte sõnul saab sõna makaron Eesti rahva seas täiesti uue tähenduse. Nimelt hakkab makaron peagi tähendama kõike ülevat, hella ja head. Ints Intsov, Kassipiss OÜ juhatuse liige, lausub: see aeg, mil makaronide peamiseks väärtuseks oli nende madal hind, on saanud ajalooks. Meie makaronid, kvaliteetmakaronid, on suurepäraseks näiteks tuleviku filosoofiast põhimõttel osta pakk, maksa 3 eest. Meie makaron on maitsev ja tervislik. Premium-sarja makaronide retsept sisaldab ka ühte salajast komponenti, tänu millele on need lõhna järgi äratuntavad mitme meetri kaugusele. Oluline on pidev tootearendus, lisab Ints, kes ka ise igal võimalusel oma panuse annab. Oleme uhked oma makaronide üle. Euroopa on valmis meie hõrgult lõhnavaid makarone vastu võtma. Maailmamajanduse hetkeolukord ei ole kiita, kuid Kassipiss OÜ sõnul võib Eesti majanduse uues tõusus just tänu neile kindel olla. Kassipiss on Eesti Nokia, on Ints täiesti kindel. Turu-uuringud näitavad, et nõudlus kvaliteetse makaroni järele kasvab iga hetkega ning mida rohkem on tarvis toota, seda rohkem vajatakse tööjõudu ja Kassipissis ongi kogu aeg järjekord ukse taga. Kassipiss OÜ kliendisuhted põhinevad usaldusel ja pikaajalisel koostööl. Juhul kui kliendil leidub mõni üleliigne neer, millest klient on valmis loobuma, saab Kassipissi makarone osta ka järelmaksuga. Kassipiss OÜ kui ühiskonna täisväärtuslik osa lubab seega osaleda Eesti tööjõuturu elavdamises täiel rinnal. Ints Intsov, Kassipiss OÜ juhatuse liige, jätkab: me ei ole mingi garaažifirma. Rahulolevad töötajad on meie kõige suurem väärtus. Igaüks, kes meie tööka kollektiiviga liitub, aitab kaasa kogu ühiskonna arengule. Seetõttu annamegi inimestele võimaluse palgata tööks. Tavalises ettevõttes vaatavad töötajad kogu aeg kella ja jälgivad hoolega, millal tööpäev algab ja lõpeb. Enamus töötajatest tahab pärast tööpäeva lõppu kohe koju looderdama minna. Alati on veel see, et nad nõuavad iga kuu palka ja tahavad kord aastas 28 kalendripäeva puhata. Kassipissis see nii ei käi. Puhkusavalduse esitaja tööleping lõpeb koheselt poolte kokkuleppel, toob kauaaegse juhtimiskogemusega Ints näite. Juhatuse liikme sõnul on väga tähtis see, et firma omanikud saavad kõiki töötajaid igal ajal lahti lasta. Esiteks see motiveerib juhtkonda ja teiseks on see lõbus. Nagu näha, püüdleb Kassipiss OÜ selle poole, et mängida olulist rolli kõiges. Firma on veendunud, et kui tulevikus rahvalt kõige hoolivama firma nime küsida, vastab enamus kõhklematult: Kassipiss! Seega tulge vaadake ja maitske meie makarone, veenduge nende kõrges väärtuses ja heades hindades. Kassipiss, sest sa väärid seda.